Ma mõtlesin, ma alustan nii muu kodukeelega laste toetamisel. Mis võiks olla võluvits? Kui õppevara vajaka, siis aitab Alpa Kids. Ja saa aru, et ka doktor Jaan Aru aitab tegutseda targalt. Ja doktor Elina Heinamäe ka tõttab appi varmalt. Tea, sa pole üksi eestikeelsele õppele ülemineku hoos. Rõõmu saab topelt muret, alles jääb pool siis, kui tegutseme koos. Ja ma tahan öelda esmalt suur aitäh Alpa Kidsile, sest et see on meil juba teine sarnane kohtumine. Täpselt umbes aasta tagasi oli meil esimene. Ja vaadates, miks me jätkame koostööd Alpaga, siis sellepärast, et me saame andmeid, kuidas kasutatakse Alpat meie asutustes. Me näeme, et see on populaarne. Eelmisel nädalal oli hästi põnev saada teada, et linna IT vaatas ka, et 75% kõikidest meie lasteaedadele jagatud iPadidest on iganädalaselt kasutusel. Ja kokku oli siis üle 300 erineva rakenduse siin matemaatikas, programmeerimise, kunsti, keeleõppe, bioloogiani ja nii edasi. Ja samas meil on see kogemus koostööst Ukraina laste vastuvõtmisel koolidesse, lasteaedadesse. Ja Kelly oma tiimiga on ka meile siin teatava regulaarsusega toonud välja need kõige eeskujulikumad ja tublimad asutused, kes siis on Alpat hästi kasutusele võtnud. Ja mul on väga hea meel, et ka tänane koolitus hõlmab teadlasi, spetsialiste, kes oskavad rääkida sellest, et kuidas neid õppevahendeid targalt kasutada. Meie eesmärk ei ole see, et Eesti digiloo valguses oleks kogu aeg kõik õpe digitaalne, vaid et me saaksime väga kvaliteetseid programme kasutada laste ja õpilaste toetamisel nende eesmärkide saavutamiseks, mida me oleme riigina endale seadnud eestikeelsele õppele ülemineku kontekstis ja muukeelsete laste toetamise kontekstis. Nii et Haridusameti poolt ma väga tänan selle koostöö eest, Kelly, ja ma loodan, et meie õpetajad saavad tõesti täna veel uusi teadmisi, tarkusi, nippe, kuidas näha suurt pilti ja kuidas kasutada siis Alpa Kidsi oma laste toetamisel. Nii et aitäh ja jätkuvat kena päeva! Suur tänu, Kaarel, nende soojade sõnade eest ja hakkame siis siit minema just meie kava järgides. Nüüd mina räägin teile natukene Alpa Kidsi taustast ja me vaatame sisse siis ka sellele platvormile, et kuidas seda täpsemalt kasutada. Toome näiteid ja jagan kohe ekraani. Nii, üks hetk. Nii. Nii. Nii, ja keegi võiks kinnitada, kas te näete ühte toredat kollast alpakat ekraanil? Nii, on olemas, väga tore. Ma räägin natukene sellest ka, miks me Alpa Kidsiga üldse algust tegime. Ja nimelt põhjus on selles, et täiesti ise lapsevanemana välismaal elades nägime, et tegelikult väga vähe on eestikeelseid mobiilirakendusi, mis on suunatud siis kõige noorematele internetikasutajatele. Ja eriti siis ei ole sellist sisu, mis oleks samas eestikeelne, aga ka hariduslik ja et see oleks kultuuriliselt relevantne ja just siis eakohane noorimatele. Ja kuna meil oli isiklikult väga midagi sellist vaja, siis me otsustasime, et ei tee ainult enda perele, vaid loome siis midagi, mis on kõikidele Eesti lastele. Ja lõimegi Alpa mängud ja see on siis digiõppemängude platvorm, mida saab kasutada kõikidel nutitelefonidel, tahvelarvutitel, samuti arvutis kui siis ka interaktiivsetel tahvlitel. Ja põhiliselt on see suunatud lastele vanuses 3–8 ja meie platvormil on üle 100 minimängu ja me aina lisame juurde.
ja need mängud on siis lõimitud ekraaniväliste tegevustega, ehk siis kui laps õpib näiteks värvinimesid, siis meie armas karakter Alpa siis küsib lapse käest ka, et kas sa näed enda lähedal veel midagi kollast, et see annab hea võimaluse siis ekraani tagant ära liikuda ja kinnistada teadmisi siis ka päris maailmas. Ja kasutame võimalikult palju siis kohaliku kultuuri ja looduselemente, et meie mängudes te näete Eesti lindusid, Eesti lillesid, Eesti puulehti ja Eesti kultuuriga seonduvat ja just selle jaoks, et lapsed siis saaksid kõige paremini siis seostada õpitud sellega, mis neid ennast igapäevaselt ümbritseb. Ja ametlikult oleme siis loonud selle sisu koos Eesti õpetajatega. Ja lisaks sisule saab siis nii õpetaja kui ka lapsevanem soovi korral jälgida lapse arengut. Et siin on üks näide näha ka. Saab teha lapsele sellise avatari, saab panna nime, võib-olla lihtsalt täiesti hüüdnime ja on näha siis ka, mida laps on mänginud, kui kaua ta on mänginud ja kui edukas ta siis selles õppemängus on olnud. Et siin on näha erinevad mängud ja sooritustasemed ja selle mängu peale klikkides saab siis vaadata ka, et mis on need levinud vead. Ehk siis on hea võimalus selliseid õpilünkasid avastada, et näiteks kui laps tunneb kogu tähestikku, aga näiteks S ja T ei ole veel selged, siis siit saab ka vihje selle kohta ja saab vaadata, mis tegevusi siis teha, et seda teadmist ka kinnistada. Meie töö on tõesti ääretult leidnud palju sellist positiivset tagasisidet, et oleme võitnud palju auhindu, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo auhinna, siis me oleme Tallinna Ülikooliga koos parima teadustöö auhinna võitnud ja tegelikult oleme ka Eesti presidendilt saanud auhinna lastele ja lastega. Ja nüüdseks on meil tõesti kokku pea 2 miljonit kasutajat, et me enam ei ole ainult eestikeelsed, et Alpa on kättesaadav juba 15 keeles ja nende seas siis on meie naaberriigid, samuti ukraina keel ja paljud keeled, mida räägitakse Indias ja lisaks siis ka briti-inglise keelne Alpa, mis nüüd on siis Apple'i seadmetel juba kättesaadav ja kohe-kohe ka Google'ist leitav, et saab ka kasutada siis teise keele õppeks Alpa platvormi. Aga Eestis on meil üle 100 000 kasutaja ja eestikeelset rakendust kasutatakse enam kui 130 riigis, mis siis tähendab seda, et ringiga, kui meie lõime Alpa alustades siis, kui me elasime välismaal, siis see on ringiga tagasi jõudnud siis väga paljude peredeni, kes siis elavad välismaal. Ja nagu täna sai siin mainitud, et meil on väga suur rõõm, et Tallinna Haridusamet on teinud siis Alpa ligipääsu kõikidele Tallinna haridusasutustele. Ja nüüd asumegi kohe siis ka vaatama, et ma vaatasin ka, mis küsimused teil ette on saadetud meie seminarile, et need me võtaksime ette lõpus, aga ma üritan silmas siis pidada, et kui me siin seda rakendust vaatame, et ma üritan silmas pidada siis teie küsimusi ka. Ja mul on väga suur rõõm, et neid küsimusi tuli ette juba ka väga-väga palju. Aga me alustame siis Alpa Kidsi kodulehest, sest ma lihtsalt tahaksin teile korraks näidata, mida te meie kodulehelt leiate, sest et lisaks nendele digiõppemängudele on meil õpetajatele ka lisamaterjale. Nii, ma olen meie kodulehel, mis on siis alpakids.com/ET, see on siis eestikeelne koduleht ja siin on eraldi sakk haridusasutusele. Siit leitakse siis meie paketid ja teie selle pärast muretsema ei pea ja meie võime kohe liikuda siia, kus on siis lisamaterjalid õpetajatele. Nii, ma võib-olla, jah, siin on natukene raske, kuna teid on nii palju küsida, et kas kõik on jõudnud endale juba Alpa ligipääsu enda haridusasutusel kasutusele võtta, et võib-olla te võite siia vestlusaknasse ka kirjutada, kui te ei ole seda teinud või on olnud mõni takistus, aga teile kõigile on jagatud ligipääsukoodid.
Ja kui juhtub, et keegi näiteks ei ole seda kätte saanud mingil põhjusel, siis kindlasti saate meile kirjutada ka, et siin alla on ka haridus@alpa.ee ja saate meile kirjutada, kui millegipärast ei ole teieni jõudnud. Aga ma igaks juhuks näitan siin kohe ka, et igal ühel on oma kood ja kuidas seda kasutusele siis võtta, on see, et te saate Alpa rakenduse alla laadida. Siis on 2 tüüpi nutiseadmed, on Google Play's, on Androidi seadmetele ja App Store'is siis Apple'i seadmetele. Te laete Alpa rakenduse alla ja kui te rakenduse avate, siis on selline seadete koht on siin paremal üleval ja saate seadetesse minna. Ja seadetes lihtsalt lähetegi siin paremal pool haridusasutusele ja panete enda koodi siia lihtsalt sisse ja kogu sisu avaneb. Et kui teil on tahvelarvutid haridusasutuses, siis täpselt nii lihtne see ongi. Ja kui jääte hätta, siis siin samamoodi on meie meiliaadress ja lisaks siis meie tehnilise toe number on siin samuti aluses ja saate helistada, kui jääte hätta. Ja kui tõesti ei saagi, siis ärge muretsege, me tuleme koha peale ja teeme ise ära, et teie ei pea selle tehnilise osa pärast üldse muretsema. Kui aga te soovite kasutada Alpat näiteks arvutis või interaktiivsel tahvlil, siis selleks te lähete lehele alpa.ee / Alpa veeb ja siin on siis samamoodi väga lihtne, et vajutate registreeri, teete endale ise kasutaja, panete siia enda e-posti aadressi ja kui olete ära registreerinud, siis te panete siia täpselt selle sama koodi sisse ja kogu teie jaoks siis ka kogu Alpa sisu muutub avatuks. Nii, ja siis interaktiivsel tahvlil näete välja vot selline, nagu te praegu siin ekraanil näete. Aga meie saamegi nüüd kohe otse siit liikuda Alpa rakendusse sisse. Nii, üks hetk. Mina teen nüüd ka Alpa rakenduse kohe endal lahti. Ma veel näitan korraks ära ka küsimused, et küsimusi tuli üsna palju, neid me küll võtame ette eraldi, kui on Jaani osa, siis me vaatame Jaani küsimusi. Väga palju küsimusi oli HEV-lastega Alpa kasutuse kohta, natukene pikime seda sisse, kuigi on selline tunne, et võiks teha sellel teemal täiesti eraldi seminari, aga natukene vaatame seda osa ka. Ja siis on erinevaid küsimusi Alpa kohta, mida ma siis üritan juba ette vastata ja kui tekib lisa, siis kirjutage kindlasti vestlusaknasse. Nii, aga nüüd me läheme mängima. Nii, üks hetk. Ma panin ta uuesti laadima, et te näete siis seda kogu protsessi ka, kuidas see välja näeb. Ja siis me saame teada, kas see heli tuleb ka kenasti läbi või ei tule ja siis ma lasen kohe teil kinnitada. Nii, kui teie nüüd olete esimest korda sellel lehel ja mina näitan teile praegu ka arvutiversiooni ja lihtsalt sellepärast, et mul on mugavam seda niimoodi ekraani jagades näidata, äpiga on pisut keerulisem, nii et ma näitan teile seda, siis teie läheksite siin ka registreerite ära ja saate edaspidi sisse logida. Nii, mina olen juba registreerunud kasutaja ja mina lihtsalt login sisse. Nii. Ja nüüd te näete siin kohe on selline koht, mis on tore võimalus luua siis lastele profiile. Te võite seda teha, võite mitte teha. Iseenesest on see väga hea võimalus, et just siis jälgida lapse arengut. Kui on võib-olla mõne lapsega küsimus, siis saab päris hea ülevaate. Aga mina olen täna Anna ja Anna läheb mängima. Nüüd ma kohe küsin, et keegi kinnitaks, kas heli tuleb läbi. Alustame täna kõige noorematest kasutajatest. Vaatame kohe. Nii, ja mina võtan selle mängu ja küsin teie käest, kas puuduta tähti ja muuda need värviliseks. Nii, ma palun, et kas keegi ütleks mulle, kas te kuulsite seda? Nii, kuulsite? Jah, oli kuulda. Väga hea, suurepärane. Nii, kuna küsimusi oli väga erinevate vanuserühmade kohta, et kuidas rühmas kasutada, siis mina siin hakkangi nüüd näitama seda navigeerimist, et kuidas meie rakenduses saab ringi liikuda.
Aga ma lähen siit tagasi, et korraks näidata seda, et kui te siit tavaekraanilt edasi liiguta, siis kohe alguses on sellised toredad muna, tibu, kana ja raamatuga kana ja need on siis mängude raskusastmed. Ja täiesti teadlikult ei ole siin all arvuliselt vanust, selleks, et ükski laps ei peaks ennast siis pahasti tundma, et kui teda suunatakse justkui noorema lapse sisu kasutama. Kõik lapsed on erinevad ja erilised ja see on selle jaoks loodud, aga see sisu siis kasvab koos lapsega ja arusaadavalt siis munast sinna raamatuga kana taseme poole. Ja kui küsiti meil siin ka sõimerühma kohta, et kuidas kasutada sõimerühmas alpat, siis ütleme nii, et need esimesed mängud on sellised, kus ongi väga hea lihtne kasutada sõimerühmaga, sest need on põhimõtteliselt kõik sellised puudutan ja kuulen tüüpi mängud, kus ei ole väga palju rohkem interaktsioone ja on väga lihtsasti arusaadavad kõige noorematele ka. Ja siit ma näitaksingi võib-olla neid mänge, mis on siis just keeleõppe suunaga. Siin on näha, et muidu on veel matemaatika, meil on keel ja kõne, mina ja keskkond, mälu ja loogika, rütm ja loovus. Ja need on siis kõik alushariduse õppekavast lähtuvad teemad. Ja küll on tegelikult nii, et ega kui nad mängivad ka matemaatikamänge, siis tegelikult nad ju omandavad ka matemaatikaga seotud terminoloogiat. Nad saavad kohaneda siis õppetööks eesti keeles, kes on siis muukeelsed lapsed ja need, kes on siis eesti emakeelega lapsed, saavadki siis kas õppida või kinnistada siis neid õppekavast lähtuvaid eesmärke. Aga täna on meil teemaks rohkem keel ja kõne, nii et võtame näiteks puuduta tähti ja muuda need värviliseks. Nii, ja see on väga lihtne ka selline mäng. Aken, ankur. Ja ma ühe mängu näitan otsast lõpuni, et siis on näha, kuidas see mängu loogika on. Ilus, ilves, saun, sõber, Eesti, triks-traks, tubli laps. Nii Alpa vahepeal ütleb selliseid julgustavaid asju. Meri, mina. Nii, ja nüüd on see viimane täht. No mina mängin muidugi lihtsalt väga kiiresti, et teile läbi näidata, et ma jõuaksin rohkem näidata, aga lapsed siis tavaliselt ei ole nii kiired. Lehm, leib. Nii. Hästi tehtud. Nii, Alpa jälle tuleb ja julgustab ja siis siin saab teha motoorikaharjutust ja õhupalle katkid lõksata. Kas sul meenub veel midagi, mis algab E-tähega? Nii, kas sulle meenub veel midagi? Ja siin on nagu sulle soovitatud mängud, mis on siis tulevad selle põhjal, kuidas lapsel läks, aga meie täna siia soovitustesse ei lähe. Ja soovitussüsteemi saab ka seadetest võib välja lülitada, kui ei ole soovi kasutada, sest õpetajal võib olla endal konkreetne plaan, mida ta tahab järgida ja ei ole neid soovitusi vaja. Aga lihtsalt on siis näha, et tegelikult saab niimoodi, et igal lapsel tekib selline oma õpiteekond ja saab siis sealt edasi minna. Aga meie mängime ka, meil on täna oma plaan ja mina näitan teile plaani järgi siin erinevaid mänge. Nii, siin keele ja kõne all on ka selline tore valik, mida mängida ja mina ja keskkond näiteks samamoodi, tegelikult on siin lilled, saab lillenimed, puulehed, linnud, aga vaatame meie korraks tunnete mängu. Puuduta kõiki nägusid ja kuula, mida need lapsed tunnevad. Nii, ja see on siis loodud koos laste Ma olen rõõmus, Ja siin saab siis tundenimesid õppida ja see põhimõte ongi siis selles, et selleks, et lapsed enda tundeid oskaksid väljendada, nad peavad neid tundenimesid siis ka teadma. Ma tunnen viha. Ja need on siis põhiemotsioonid. Ma olen üllatunud. Ja juhin tähelepanu ka siia, et siin üleval on selline koht, kus saab Ma olen üllatunud. Kõike korrata, ka instruktsiooni, et kui ei saanud täpselt aru, mis on vaja teha, siis saab korrata lasta siis sellel audiofailil. Nii, vaatame meie siit veel näiteks noorematelt, näiteks linnunimesid. Tutvume Eesti lindudega. Puuduta linde ja kuula, mis häält nad teevad. Nii, puuduta. Harakas.
ja need on siis päriselt Eesti looduses helisalvestised. ööbik, Ja sõimerühma puhul siis ongi nii, et võib-olla ongi palju mõnusam see, et võib-olla õpetajal on arvutis näiteks Alpa lahti ja näidatakse siis projektoriga seinale või siis mõnda muud viisi. Sõltub ka sellest kindlasti, mis seadmed teil lasteaias kasutusel on, aga sellest siis on Elina ettekandes saab ka kohe kuulata, et kuidas seda siis korraldada. Näitan veel ühte toredat asja siit kõige nooremat sisu pealt on luuletused. Nii, meil on siin hulk selliseid luulevideosid, et saate siin vaadata, siin on igasuguseid erinevaid ja need on väga toredad igas vanuses keeleõppijatele. Paneme siit ühe tööle, paneme selle esimese näiteks. tere sõber, proovi luuletust kaasa lugeda. Meie kiisul kriimud silmad, istus metsas kännu otsas. Piip oli suus ja kepp oli käes, kutsus lapsi lugema. Kes ei mõistnud lugeda, see sai tukast sugeda. Kes aga luges aru sai, sellele ta tegi pai. Kuula nüüd, mis sõnad on puudu. Nii, näitan ühte nippi ka. Alpa nüüd kohe loeb seda sama luuletust niimoodi ette, et lõpus on tühimikud. Ehk siis lapsed saavad siis ise öelda, kas siis kui neil jäi meelde või siis kui nad juba oskavad lugeda, nad näevad ekraanilt ka. Ja kui teile tundub, et te tegelikult tahaksite teha pikemaid pause, siis siin on samamoodi üleval on siis... Meie saab panna pausi peale üleval vasakul, et kui on vaja natukene rohkem aega nende luuletuste vahele. Aga siis saab uuesti neid üle kuulata, nii et lapsed saavad siis ka harjutada, et mis neil meelde jäi. Ja see on ka suure ekraani peal kõik koos, et siin oli küsimus ka koostöö kohta, et see on ka väga hea võimalus teha koostööd, et täiesti neid kooris koos kaasa lugeda neid luuletusi. Et valik on üsna tore siin. Nii, ütlen ka selle ära, et kui on soovitussüsteem sees, et Alpa rakendus soovitab järgmist mängu, siis iga kolmas on liikumine. Et siin on sellised toredad tantsuvideod, kus siis Alpa tantsib. Ma panen ühe. tere sõber, on tantsuaeg. Rullime käsi sissepoole, väljapoole, sissepoole. Ehk siis selline rullime sissepoole, väljapoole, siin on üles alla, et samamoodi, et tegelikult mõnes mõttes on keeleõppe ja teistpidi lapsed saavad natukene virgastuda, et ei tekiks sellist nutikaela ja saavad ennast venitada ja samamoodi siis tegelikult keeleõppe selle kõige juurde. Aga lähme pisut vanemate laste juurde, võtame siit tibutaseme, et tegelikult ega siin rakenduses ringi liikuda on ikkagi väga-väga lihtne, et see on hästi lihtne, loogiline ja arusaadav, kuidas nupud töötavad, aga üks asi on kindel, et mis võib tekitada natukene sellise komistuskoha on siis see, et kui te rakenduses tahate tagasi liikuda, siis see tagasiliikumise nupp on siin üleval vasakul, aga seda tuleb peal hoida, kui te tahate mängust välja minna ja vahel ei pruugi seda kohe märgata, seda tuleb lihtsalt peal hoida ja see on selle jaoks, et kui seadmed on laste käes, et nad kogemata lihtsalt ennast mängust välja ei puudutaks ja pärast pahaseks ei saaks. Et siis te ka teate õpetajana, et seda tuleb peale hoida. Aga vaatame mõne mängunäite siit veel. Nii, me oleme nüüd tibutasemes ja tibutasemes näiteks on Tartu Ülikooliga koos meil loodud ka üks vahva keeleõppemäng ja see on selline mäng, mis sa kaasa võtaksid. Kuhu sooviksid täna minna? Kas sünnipäevale, randa, poodi või piknikule? Nii, kuhu meie tahame minna? Ma ei tea, lähme näiteks täna randa. Ilm on ju Palun pane seljakotti need esemed, mis sa randa kaasa võtad. Kui oled ära pakkinud, siis vajuta rohelist nuppu. Oo! Nii, ja mis meie tahaksime randa kaasa võtta? Võtame meie näiteks. Rätik. Rätik. Ja milleta? No ei saa ka. Plätud. Plätud. Nii. Ja meie valisime endale asjad kaasa ja see on selles mõttes ujumisprillid, et siin võib lihtsalt kuulata, mis see on. Liivavormid, Liivavormid, päikesekreem,
päikesekreem. Et siit saab sellist lihtsalt igapäevast sõnavara siis lastele. Ja meie võtsime 2 asja kaasa, oleme valmis randa minema ja vajutame siis rohelist nuppu. Nimeta, mis sa otsustasid kaasa võtta ja loenda. Mitu eset sa kaasa võtsid? Puuduta õiget numbrit. Nii, ja kas me nüüd mäletame, mis me võtsime? Varjud annavad meile väikse vihje ka. Me võtsime platud ja rätiku, et see on ka selline hea koht, kus Alpa julgustab lapsi siis paljult välja ka siis ütlema ja kordama enda järgi. Nii, ja meie võtsime, ma tean, 2 asja. Kui me paneme valesti, no siis midagi ei juhtu, me ei saa edasi. Aga mina tean, me võtsime 2. Õige vastus! Kas soovid ka järgmist mängu mängida? Aitäh, Alpa, kindlasti sooviksin, aga lähme tagasi. Aga teie saate siis ise vaadata, mis need teised mängud on. Piknik, sünnipäev ja pood on siin. Et samamoodi siis asjakohast sõnavara lastele. Aga vaatame meie. Siin on täpselt siis samamoodi. Need kategooriad on samad, aga meie täna vaatame rohkem keelemänge. Nii, vaatame algustähe mängu. Õpime tähti. Mis tähega need sõnad algavad? Diivan. Nii, ja proovime. No teeme valesti ka näiteks midagi. No siis ta ei saa lihtsalt edasi. Tuleb ikka tõdõnt, et see ei ole õige. Aga ma ei mäleta, mis ta küsis. Diivan. Siis ma saan uuesti lasta selle audio. Nii, ja me teame, et see on diivan. Diivan. Nii, ja ta siis natuke rõhutatult siis hääldab seda. Päik. Nii, aga vaatame siit veel võib-olla mõne natukene keerulisema näite. Nii, kana tasemest. Siin on ka siis väga toredaid. No vaatame, täpselt jõuame olla ühe. Harjutame eesti keele grammatikat. Lõpeta lause. Vali 3 seast õige sõna. Alpa läheb koolile. Koolisse. Kooli. Ja see on juba grammatika. Ehk siis te näete ka, kuidas meil sisu on muutunud järjest keerukamaks ja keerukamaks. No meie teame, et me läheme kooli. Alpa läheb kooli. Hihi. Ja siis Alpa läheb kooli, et ta kordab seda täisstruktuuri, mis on siis korrektne. Nii, siis lisaks on siin veel selline tore lugemismäng. Saame tuttavaks Alpa sõpradega. Vali täht ja loe sõbra seikluse kohta. Siin on siis logopeedidega loodud lühijutukesed. Loe ja lohista õige pilt teksti sisse. Kus tuleb siis lugeda ja siis kriitiliselt hinnata ka, kas ma sain aru sellest tekstist õigesti või mis on loogiline. Ja saab siis vaadata siit valida, et mis läheb siis selle koha peale, kus see puuduv sõna on. Ja siis saab edasi liikuda ja uut lehekülge lugeda. Lisaks on siin juba ka kirjatehnikat, et saab siis teha ka Kerisõber, õpime tähekujusid, joonistähed. Ja valesti teha siin ei saa. Siin soovitame siis kasutada nutipliiatsit näiteks või siis sõrmega siis lohistada. Aga veel jõuan täpselt näidata ära korra seaded, et siin väike arvutus, et oleme ikkagi täiskasvanud. Nii. Õige vastus. Ja siit saab siis seadetest erinevaid asju vaadata, et back-nupust rääkisin, et tuleb see tagasinuppu hoida peal. Siis siin on näha ajavõtt, on siis selline, et saab iseenda rekordit purustada, et kiiremini teha, see võib olla sees, aga võite selle välja lülitada. Soovitussüsteemist rääkisime ja tegelikult äpis, siin veebiversioonis ei ole, aga äpis on siis ka tegelikult kõneaeglusti ja kui teil on muukeelsed lapsed, siis saab selle kõne panna automaatselt aeglasemalt tööle. Ja küsimus oli ka interneti kohta, et kui teil ei ole rühmaruumis wifi näiteks ei levi, siis sellest ei ole mitte midagi. Tahvelarvutite versiooni saab kasutada täiesti ilma internetita ja siis sellisel juhul äpis on menüüs ka koht, et internet välja ja sellest mitte midagi ei ole, ainult allalaadimise hetkel, siis on vaja internetti. Nii, nüüd on niimoodi, et me liigume edasi Elina ettekandega ja kuna juhtus nii, et Elina ise ei saa siin olla, siis ta saatis salvestuse ette. Teie usinasti kirjutage siia veebivestluse aknasse küsimusi ja me võtame need pärast järjest küsimused ette. Aga ma liigun edasi Elina
salvestise peale ja vaatame kohe. Te võite siis ka mulle kohe kinnitada, kas teile see kostub või mitte. Minu poolt hetkeks aitäh. Kuulame Elina ja Jaani ka ära ja siis on arutelu ja kokkuvõtete aeg. Vaatame, kas läheb tööle. Tere, minu nimi on Elina Heinmäe ja olen haridustehnoloog ning töötan haridustehnoloogia õppejõu. Nii, öeldi, et ei kostu. Teen minu nimi on Elina. Teen nii, et korraks lõpetan jagamise. Keegi ütleb, et on kuulda. Ahah, siis vaatame kohe. Proovime uuesti. Nii, share sound, media player. Nii, kohe vaatame. Heinmäe ja olen haridustehnoloog ning töötan haridustehnoloogia õppejõuna Tallinna Ülikoolis Haridusteaduste Instituudis ja teen ülevaate, mida tähendab siis hariduslik digimäng laste. Korraks veel palun, et ütleksite, et kellel kostub, kellel ei kostu. Kõik on kuulda. Super, siis on hästi. Esmalt kõige olulisem ongi see digimängu mõiste. Ja mida Panen otsast peale, ma segasin ise natuke. Tere, minu nimi on Elina Heinmäe ja olen haridustehnoloog ning töötan haridustehnoloogia õppejõuna Tallinna Ülikoolis Haridusteaduste Instituudis ja teen ülevaate, mida tähendab siis hariduslik digimäng lasteaias. Esmalt kõige olulisem ongi see digimängu mõiste ja mida sellel mõeldakse, siis eelkõige on see mänguline aktiivne tegevus digivahendiga. Selleks digivahendiks võib olla nii robot, arvuti, nutiseade kui mõni multimeediavahend, näiteks fotoaparaat. Ja tegelikult hõlmab digimäng ka sellist meediasisu, et tavaliselt nendel ekraanidel, robotitel, nendel on siis kas juures mingi heli, pilt, video. Ja mis teeb sellest digimängust nüüd haridusliku mängu, et näiteks, et kui me lasteaias kasutamegi õppetegevustes selliseid tehnoloogiaga seotud vahendeid ja väga mänguliselt, aga kust tuleb see hariduslik komponent, siis tegelikult ei ole ükski digivahend niivõrd hästi disainitud või kokku pandud, et ta üksi last õpetaks. Et selle haridusliku poole annab sinna juurde ikkagi see tark täiskasvanu, kes last suunab, teda juhendab, küsib temalt täiendavaid küsimusi ja annab ka tagasisidet. Nüüd teine pool ongi see juhendatud versus juhendamata digimäng, et lasteaia puhul me saame rääkida ikkagi väga palju sellest juhendatud digimängust ja pigem kodudes kipub olema see digimäng juhendamata. Ja nendel mõlemil on oma plussid ja miinused, et kui digimäng on juhendatud, täiskasvanu poolt toestatud, siis me võime öelda, et jaa, läbi selle rakenduse, robootikavahendi laps õpib või tema oskused saavad siis toetatud või arendatud. Nüüd, kui tekib see olukord, et see seade ja seadmel olev siis meediasisu täidab lapsehoidja funktsiooni, et hoiab lapse ära, pakub talle meelelahutust, siis see õppimise pool on vägagi küsitav. Ja just seetõttu, et kes aitab siis luua lapsel neid seoseid, mida ta seal ekraanil näeb, kogeb, et sel juhul kindlasti ei saa rääkida väga suurest õppimisest. Ja olulised osad, et kindlasti see seadme tehniline käsitlemine, et see rakenduse näiteks leidmine üles sealt seadmest, üldse selle seadme võtmine, kas riiulist, kas eraldi kastist, selle laadima panemine, laadimast võtmine, selle tööle panemine, kinni panemine ja see sõltubki nüüd sellest seadmest või rakendusest, mis me kasutame, et see ei ole ainult õpetaja tegevus, et seal on väga palju olulisi tegevusi, mida lastele tutvustada, õpetada, selgitada. Fantaasia rollimäng, et kindlasti, et mis siis on see mängu sisu, et eriti kui me kasutame mõnda rakendust, nagu näiteks Alpa, et mis see mängu sisu siis on, mis need tegemised, tegelased, olukorrad, kohad seal mängus siis on. Kõne, et kas siis meie tegevusi saadab mingi kõne, eriti kui lapsed seadmega toimetavad või selle rakendusega toimetavad, et mida nad sealjuures räägivad, ja muidu ka, et mitte ainult siis Alpa rakenduse puhul, et kui
kui me kasutame erinevaid tehnoloogiaid ja vahendeid, et mida lapsed omavahel räägivad, kui palju nende tegevusi mõjutab see, et milline on nende varasem meediakogemus, mida nad kodus teevad, et laste enda välja mõeldud sõnad, fraasid, et see kõik on asi, mida tasub tähele panna ja mida tasub ka mingites õppesituatsioonides ära kasutada. Rollid, et lapsed võtavad erinevaid rolle ja näiteks nüüd sama, et kui ma õpetajana õppetegevuses rakendan Alpa mänge ja kui palju mul neid seadmeid on, kas lapsed kasutavad koos, eraldi, et kes siis on see, kes selle seadme justkui enda kätte kohe võtab, et ma pean olema justkui see vahemees seal, et selgitama kokkuleppeid, tegema uued reeglid või kes on need lapsed, kes pigem on sellised, võtavad juhi positsiooni, et hakkavad korraldama, mida avada, kuidas avada, hakkavad juhendama, on nii-öelda ise need väiksed õpetajad. Et kindlasti ka need rollid on äärmiselt olulised, et neid õpetajana jälgida, teadvustada, et kui digimänguks läheb, et kuidas lapsed hakkavad siis käituma. Just sisu, kuivõrd nad saavad aru nendest sümbolitest, ikoonidest, sest et kõik selline ekraanil põhinev sisu on väga sümboliline, et kas nad saavad sellest aru. Ja kokkulepped, et mida ma juba ka enne mainisin, et igal juhul võib-olla need kokkulepped, mis on varasemalt tehtud, tuleb uuesti üle vaadata, üle rääkida, üle korrata, et lapsed saaksid ise kaasa rääkida selles, et just, et millal me siis näiteks Alpat kasutame, kui kaua me kasutame, millal me jälle kasutame, et mis on need kokkulepped ja mis juhtub, kui me nüüd mängu ära lõpetame, et mis siis edasi saab. Et olen siia kokku kogunud siis praktilisi soovitusi, mida ma ise haridustehnoloogina rühmas olen praktiseerinud, õpetajasid toetades, lapsi toetades, aga kasutan siin ka näiteid siis ühest magistritööst, mida minu juhendatav siis sellel kevadel oma magistritöös kirjeldas, et püüdsin siia kokku koondada ka sellised parimad näited. Ja võib-olla täiesti algajatele, kes esimest korda esimesi samme või kui on olnud hästi pikk vahe, et ei ole ammu Alpat õppetegevuses rakendanud, et nüüd on mõte võiks, et siis jälle sihuke hea soovitus, et pane endale kirja, valmista ennast ette, et mida sa tahad lastega siis katsetada, proovida. Ja tegelikult, et sa loo endale see plaan, et teinekord see ongi see, et sa pead võtma selle aja, sest et tegelikult see Alpa kasutamine võiks käia just niipidi, et sa vaatad kõigepealt otsa sellele küsimusele, et milliseid oskusi on lastel vaja arendada ja toetada. Mitte niipidi, et sa vaatad Alpale otsa ja mõtled, milline mäng kuhu sobiks. Et see loogika võiks olla ikkagi sedapidi, et sul on tegelikult vaiksemalt. Nüüd on valmis ja nüüd on mäng. On need siis nii-öelda üldisemad, on need siis konkreetsemad, kas need on seotud üldoskustega, mänguoskused, enesekohased oskused, tunnetuslikud oskused või nad on seotud juba konkreetselt mõne õppekasvatustegevusvaldkonnaga, et matemaatika, keele, kõne, mina ja keskkonnaga. Et võtsingi kohe esimese, et laps tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi. Et siin võib olla... Nüüd on neid tükke maa ja ilm täis, mis teil on? Ehk siis ta tegutseb tööjuhiste järgi, et ta kuulab kõigepealt, mida Alpa talle ütleb. See on ka hästi oluline oskus. Mis teil need maas on üldse? Eriti, kui nad on mitmikesiseadmed, aga et siis jälle tegelikult see juhiste järgi toimetamine, et nad oleksid kannatlikud, nad kuulaksid, mida nad peaksid tegema ja vastavalt sellele siis tegutsema. Nüüd võtsin õppekavast lihtsalt järgmise, et laps kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni, loomi ja jälle, et hakkab nii-öelda algusest pihta, et ta peab võtma õige taseme mängu, ta ei lähe ja ei vali suvalist mängu. Et munataseme mäng, siis ta peab leidma õige kategooria, mina ja keskkond. Ja jälle, et sõltub sellest, et kuidas on sul grupid tehtud, kas seal on koolieelikuid, kas nad oskavad juba lugeda, kui nad ei oska lugeda, kirjatähti nad ei loe. Alpas on need kategooriad kirjatähtedes, mitte trükitähtedes, aga on ikoonid, mille järgi nad saavad tegelikult väga ruttu aru, et mis ikoon tähistab seda mina ja keskkond, et see on nii-öelda maja ja lehemärk.
No üks veel, et laps jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel annab edasi siis nii-öelda neid olulisi detaile või seda, mida ta seal näeb. No siin üks näide, et jälle vaja valida just kanataseme mäng, leida üles sealt rütm ja loovus, jälle kas siis teksti järgi, lasteaias pigem ikooni järgi, aga nad ka juba tunnevad selle kirjapildi ära või teavad, mitmes kategooria see on ja just on vaja leida siis sellised laulu-luuletuse mängud, mida on vaja kuulata, et see Alpa annab sulle kui õpetajale justkui ühe lisatööriista, kas siis tutvustada uusi teemasid, arvestada või küsida lastelt just seda sisendit, mis neid täna huvitab või siis ka kinnistada mingeid teadmisi, et teha niisugust teadmiste kontrolli, et kuidas siis on, kas siis mäluga, kas siis teadmistega või tõesti konkreetsete oskustega. Ja võtsin siit ka nüüd, mis ei ole otseselt õppekavas, aga panin siia ka siis õppija digipädevusmudeli, et digipädevus.ee lehelt on see leitav ja seal on näiteks üks selline kategooria nagu digiturvalisus. Ja Alpal on selline profiilide loomise võimalus, kus lapsed saavad ise luua profiile. Neid ei pea esimene kord tegema, aga seal on siis jah võimalik luua profiile ja laps peabki sisestama siis oma nime. See on väga hea arutluse koht, kas on vaja oma õiget nime panna, et ma võingi sellistes keskkondades olla nii-öelda aliasega ehk siis oma väljamõeldud nimega ja ma tean, et ma kasutan seda väljamõeldud nime ja arutadagi selle üle, et mis on tema sünnikuupäev, päev, kuu, aasta ja mida meil on lastega tulnud, et kui me olemegi nii-öelda seda isikuandmete sessiooni nendega teinud, nad ongi, et kui ma ei tea tegelikult oma sünnipäeva, kus ma saan seda teada ja kust mina õpetajana, et siis ma olen näiteks näidanud neile Eliisi, et Eliisis on nende info kirjas, kus me näeme, mis aastal on ta sündinud, mis kuu, mis päeval ja siia sisestame ja jälle, et me ühiselt koos seda nagu täidame ja tegelikult nad saavad ka valida endale siit selle avatari, et võib olla täitsa nii-öelda tema moodi, kas juuste värv, kas ta on tüdruk, kas ta on poiss, aga võib-olla ta ei taha ennast seal näidata ei tüdruku poissina, ta tahab olla hoopis võib-olla öökull, et seal on väga palju võimalusi, kus ta saab oma avatariga siis kujundada ja see on nagu täiesti teine tunni nii-öelda tegevuse teema, mida saab tegelikult selle Alpaga väga lihtsalt, väga lastepäraselt käsitleda, et kindlasti julgustan ka avastama seda profiilide maailma. Ja võtsin siis Mari Kummeri magistritööst, et kuna ta minu magistrant oli, tema lahkel loal jagan siis kokkuvõtet, et kellel rohkem huvi, võtke kätte, lugege tema töö tulemuste osa, aga ta tegi sellise väga hea ülevaate, et mida siis soovitada õpetajale, kes on otsustanud õppetegevuses just rakendada selliseid hariduslikke mänge ja näiteks Alpa puhul on tema siis kõik oma näited toonud, aga need töötavad ka teiste rakenduste puhul või lahenduste puhul, et see, mida ma juba ka mainisin, et tee oma ettevalmistustegevuseks ära ja teinekord see võtabki oluliselt rohkem seda võib-olla läbimõtlemist, sest et Alpa ise toimib tehniliselt väga hästi, sul otseselt ei ole mingit tehnilist tuge vaja, kui see, et rakendus on alla laetud ja sa ise oled need mängud läbi mänginud, mida sa tahad, et lapsed siis selle õppetegevuse ajal mängiks. Ehk siis kindlasti, et akud oleks täis, et see äpp oleks uuendatud, et ta ei hakka siis uuendama, kui sa lastega tegevusse satud, aga tõesti, et vähem on rohkem, alusta pigem väiksemate sammudega ja jätta see kasutajate konto ja profiilide asi võib-olla mõneks teiseks korraks. Kui lapsed, kellel ei ole kogemusi, et kindlasti, mida meie oma majas oleme teinud, me oleme vanemate käest ikkagi küsinud luba ja tegelikult teinud seda eelnevat eeltööd, et kuidas üldse kodus on nutiseadme kasutamisega, et kui vanem on öelnud, et me kasutame, aga tegelikult see lapse kasutus ongi piirdunud sellega, et ta vaatab YouTube'ist või kuskilt mujalt lihtsalt mingeid videosi ja tegelikult sellist seadmes navigeerimisoskust tal ei ole, et ta üldse ei orienteeru selles, kuidas seade tööle panna, kuidas see kinni panna, kuidas rakendust avada, kuidas see sulgeda, et talle tavaliselt on kõik need asjad juba ette-taha ära tehtud, et nii-öelda see kaardistus on ka ja seal Mari töös on tegelikult olemas need näpunäited ka, et kuidas seda vanematelt küsida, mida tasubki näiteks õppeaasta alguses teha, et kaardistada ära
see laste kodune meediakasutus ja need vanemate ootused. Ruumi suuruspaigutus ehk siis kus ma parasjagu kasutan, mis on minu rühma võimalused ja mis on meie maja võimalused, et kas ma saan teha kuskil mingites mängupesades, et kas ma saan lapsi kuidagi grupeerida, sektsioonidesse tööle panna ja just, et kas ma panen nad paaris tööle, kas ma panen nad grupis tööle, et lapsed saavad eralduda, kuna see rakendus suhtleb nendega, et nad ei hakkaks üksteist võib-olla liiga palju segama. Siin on lihtsalt mõned näited, et kuidas seda tööd korraldada, et just, et kui on võib-olla selline uue teema tutvustamine ja mul on õpetajana oluline tegelikult vaadata see, mida ma enne ka kirjeldasin, kuidas need rollid kujunevad, kuidas nad omavahel suhtlevad, kuidas on see kõne, mida nad teevad, et siis on teinekord vägagi hea, et nad on seal kõrvuti, ninapidi koos, ma näen, kes vajab võib-olla seda rohkem sotsiaalset tuge, et ta kohe küsib sõbra käest, et mis sõbra ekraanil on, kuidas tema niimoodi saab. Mõni on väga individuaalne, teda ei huvitagi, mis teiste ekraanidel toimub. Et see annab ka sulle õpetajana selle signaali, et keda saab kokku panna, keda mitte ja jälle, et mis on nii-öelda see tegevuse eesmärk. Et täpselt kas teadmiste nii-öelda kinnistamine, võib-olla väike selline teadmiste kontroll, et kuidas ma nad paigutan. Ja kindlasti ka see preemia koht, et anda neile ka mingi hetk valida, et kas nad tahaksid pigem olla põrandal, kõhuli, kotttoolis, et minu kogemus tegelikult see, et laua taga ongi neil kõige mugavam, aga teinekord ei ole hea, et nad on laua taga, sest et see mäng lõpeb palju kiiremini ära, sest et see kehaasend võib-olla ei ole kõige parem, et see kotttool ei ole kõige parem ja kõhuli olemine ei ole kõige parem. Ja tavaliselt ongi, et kui ta oma asendit muudab või tahab asukohta vahetada, siis see ongi signaal, et nüüd meie digimängusessioon on läbi. Et siin tasub ka nii-öelda seda siis jälgida, arvesse võtta, kui te tegevusi planeerite. Grupi suurusest juba oligi juttu, et kas mul ongi vaja, et nad teeksid omavahel koostööd, kuidas nad suhtlevad, kuidas nad peavad kinni kokkulepetest, saavad aru, mis asi on järjekord, minu kord, või siis ongi vaja, et igaüks teeb individuaalselt. Seesama asukoht, et kas me saame teha rühmaruumis, kas me saame minna saali, kas me saame teha kuskil pesades, kuidas me gruppe moodustame, kas mina ütlen, et nüüd valige endale paariline, nad saavad ise neid otsuseid teha või ma tean juba konkreetselt, et ma panengi täna koolieelikud kokku või eelneva kogemusega lapsed kokku, et jälle, et siin saab olla väga paindlik ja jälle lähtuda sellest, et mis on minu selle tegevuse eesmärk. Ja just, et see individuaalne seade ja seadme jagamine, et kohe on näha ära, kes on need liidrid, kes tahavad seda seadet hoida, muidu nad ei mängi, kes on pigem sellised korraldajad, õpetajad, kes hakkavad kohe huvituma sellest, mida teised ekraanidel teevad nende eest ära, või kes on selline juhendaja, et ta hea meelega on seal kõrvalvaataja, aga ta ei sekku, et ta ei lähe ise teise lapse ekraanile toimetama, vaid ta ütleb, et ava sealt, võtta sealt, kes tuleb ilusti abi küsima, kes pussib üksi, et need on ka kindlasti väga olulised sellised kohad, mille peale mõelda. No siin ka ühed näited, et kui ta on pikali või kui ta istub, et kuidas see kehaasend on ja just, et teinekord ongi vaja olla pikali, sirutada, aga teinekord on vaja istuda korrektselt laua taga ja ergonoomiliselt õiges asendis seda mängu mängida. Kõrvaklapid on kindlasti üks teema selle rakenduse puhul, et on lapsi, kes on harjunud kõrvaklappidega, on lapsed, kellel puudub varasem kogemus, mida on õpetajad öelnud, kes on katsetanud ja mida ka Mari enda töös katsetas, et kas siis on need kõrva pandavad kõrvaklapid või kõrvade peal, et lapsed üldiselt eelistavad neid, mis käivad kõrvade peal, see summutab, ta ei kuule, mida teised kõrval teevad ja tegelikult laste kõrvad on üsna väiksed, kuigi turul on täna ka selliseid nööbkõrvaklappe, mis sobivad ka laste väikestele kõrvadele. Aga üldiselt lapsed, kellel puudub igasugune kogemus kõrvaklappidega, siis ega nad ei taha neid, et neile meeldib kasutada ilma ja siis tekibki alati see, et kui tal on abi vaja või kuulda seda, mis kõrval toimub, et kui tal on need summutavad kõrvaklapid, et siis ta nagu lähebki sinna maailma omaette ära. Et need on ka kohad, mida tasub nagu mõelda, läbi katsetada, proovida, mis töötab, mis ei tööta. Et sõltub just sellest, et mis on tegevuse eesmärk ja mis on täna teie ressursid ja vahendid seal lasteaias.
ja ma lõpetuseks siis jätangi just selle, et see õpetaja roll on äärmiselt oluline, kui digimängu õppetegevustes rakendada, et just, et see kvaliteet ja eakohasus, et Alpa puhul on need nagu tagatud, aga kuna neid mänge on seal väga palju, siis just, et milline on tema tasemele vastav mäng ja just, et millised mängud on need, mida mina õpetajana ette ütlen ja mis on need, kus nad saavad näiteks ka ise valida. Et mida mina olen tavaliselt teinud, ongi see, et nad saavad alati selle kohustuslike mängude lõpus ikkagi ka ise valida ja see annab mulle jälle selle hea tööriista, et ma näen ära, et teinekord on mõni laps, et ta valib väga üllatavaid mänge, et me oleme ära mänginud 3-4 matemaatikamängu ja ta läheb ja teeb hoopis keelekõnemängu või vastupidi. Et teinekord on hea anda nii-öelda see otsus nagu laste kätte, et näha ära, mida nad eelistavad, kas nad valivad ühte tüüpi mänge ja just, et sealt võivad tekkida mingid uued olulised teemad, mida saab järgmistes mängusessioonides kasutada. Aga jah, et ma tähtsustan selle haridusliku digimängu puhul seda, et õpetaja on see, kes teeb sellest mängust haridusliku digimängu ja õpetaja on see, kes aitabki luua neid seoseid ja et sellest ekraani vahendatud mängust saaks laps kõige rohkem kasu, et ta õpiks kõige rohkem, siis on see õpetaja roll äärmiselt oluline. Ja minu poolt aitäh, et küsimused, kommentaarid, mõtted, et te kõik võite mulle saata ka meili peale. Nii, suur tänu Elinale ja kõik küsimused, olge head, koguge veel küsimusi vestlusaknasse, jõuame pärast arutleda ja praegu juba annaksingi hea meelega sõna Tartu Ülikooli kaasprofessorile doktor Jaan Aru. Palun, Jaan. Tere kõigile! Tore siin olla. Mina olen Jaan ja mind huvitab aju siin taga. Need on ka neuronid, erinevat tüüpi neuronid, mis minu selja taga on. Ja pikalt olen üritanud aru saada, et kuidas siis tehnoloogia mõjutab aju. Ja teistel olid väga ilusad slaidid, aga kuna minul on tehnoloogiaga selline teistsugune suhe, siis mina slaide ei tee. Et ma tunnen ise alati, et tehnoloogia ja antud juhul slaidid piiravad mind ja nad takistavad veelgi seda inimlikku suhtlemist. Ja võib-olla ütleks alguseks ka kohe ära, et juba sain pahandada mingitelt inimestelt, kes mulle kirjutasid, et miks mina sellisel üritusel esinen, kus propageeritakse digitaalseid vahendeid lasteaias. Ja võib öelda tõesti, et sellises täiesti ideaalses maailmas, kus mitte ühelgi lapsel ei oleks nutiprobleeme, siis võib-olla ma ütleks ka, et nagu me lasteaias ei peaks eriti palju nagu digivahenditega tegelema, välja arvatud võib-olla, nagu ma veel hiljem ka rõhutan, võõrkeelsete laste keeleõppeseks. Aga me ei ela üldse sellises maailmas. Just ilmus minu hea endise laborikaaslase Jaan Tulviste ja tema ema Tiia Tulviste uuring, mis näitas Eestis, et kui nad uurisid 2,5 kuni 4-aastaseid lapsi, nad uurisid üle 400 lapse, siis nende laste keskmine nutiseadme kasutus nädalavahetusel oli 1,8 tundi lapsel, kes on alla 4-aastane, mis on täiesti uskumatu, sest me kõik teame, et WHO soovitab, et sellises vanuses lapsel ekraani aeg peaks jääma alla tunni aja. Ja on head põhjused, miks seda soovitatakse. Nii et me ei ela üldse ideaalses maailmas, vaid me elame sellises maailmas, kus paljud lapsed on kodus nutiseadmetes. Nagu Elina ütles, see on selline juhendamata kasutamine, kus nad lihtsalt on YouTube'is, nad lihtsalt mängivad ja võib-olla tasub siia mainida, et ma ütlesin ju, et selle 2,5 kuni 4-aastastel keskmine on 1,8 tundi. See tähendab, kuna see on keskmine, see tähendab, et seal sees oli ka lapsi, kellel see aeg on 4 tundi, rohkem kui 4 tundi, eks. Nii et me elame sellises maailmas, kus osa lapsi
on nii, et neil kodus on väga mõistlikult kasutatakse nutiseadmeid ja väga sisukalt võib-olla õpetatakse, aga on teisi lapsi, kes kodust ei saa absoluutselt mingit nutiseadmealast haridust. Ja sellises olukorras on meil tarvis tõepoolest, et ka alushariduses lasteaiaõpetajad oleks need, kes tegelikult õpetavad, kuidas nutiseadmeid kasutada. Sest muidu meil tekib väga suur lõhe nende laste vahel koolis. Osad, kes oma aju ja oma mõtlemist väga hästi kasutavad ja teised, kes absoluutselt ei suuda enam ennast kontrollida, sest nad ainult tahavad mängida Minecrafti, ainult tahavad vaadata YouTube'i. Et see ei ole mingisugune hirmu asi, vaid kindlasti siin meie hulgas on õpetajaid, kes on selliseid lapsi kohanud. Minu poole on pöördatud, et ma aitaksin selliste lastega, aga sest on väga raske, on seal midagi ümber pöörata või ümber muuta. Seega see küsimus on, et kui on valik selle vahel, et kas lapsed ise on kodudes ja on 4 tundi YouTube'is ja mängudes või siis nad lasteaias õpivad näiteks Alpa abil, kuidas mõistlikult kasutada, siis sellises olukorras ma kindlasti valin selle teise ja ütlen, et tegelikult nagu me peamegi seda tegema. Ja võib-olla siia öelda ka, et alushariduses, et me ei tohiks kunagi mõelda, et see on nagu ainult see, et me võtame ainult Alpa ja ainult mängime, vaid sinna juurde on tähtis see, et õpetajad ka selgitavad neid baastõdesid siis selle digimaailma ja nutiseadmete kohta, mida need lapsed kahjuks kodus ei kuule. Et õpetaja oleks esimene kontakt paljude laste jaoks, kes ütleb mõistlikke, sisulisi asju selle kohta, kuidas nutiseadmeid kasutada. Ja sellest ma täna räägingi. Ja Kaarel Rundu ütles ka väga kenasti, et me peame aru saama alati ka siin Eestis, et digi ei ole eesmärk omaette, tehnoloogia ei ole eesmärk omaette. Neid asju tuleb kasutada targalt, sest meie eesmärk alushariduses ja ka koolihariduses saab ikkagi olla ainult see, et me arendame lapsi, me arendame laste mõistusteks. Nii et meie eesmärk ei saa olla digi, vaid meie eesmärk on see, et lapsed oleksid targemad ja saaksid paremini hakkama. Ja Alpaga olen ka ju Kelliga, me oleme suhelnud juba aastaid ja mitu aspekti, mis on toredad, et ta vahepeal suunab niimoodi mängust välja, et ta kasutab loodust ja keskkonda. Kelly võib pärast vastata, et kas on mingi piiraega, kui pikalt Alpa nagu lubab olla lastel seal sees. Ja ma ise võib-olla siia juurde ka seda Kelly juttu kuulates ütleksin siiski, et ma ise eestikeelses rühmas ei näe võib-olla suurt põhjust, miks peaks alla 5-aastastel neid mänge kasutama. Alpa mängud on head võrreldes muuga, aga kuna need lapsed saaksid lasteaias nii palju ka muid asju õppida, siis ma võib-olla eestikeelsete hästi toimivate laste puhul ei näe, et oleks vajadust alla 5-aastaste neid õppemänge kasutada. Samas kui muukeelsete laste puhul, kelle puhul me tahame eesti keelt arendada, on neil täiesti oma roll olemas. Nii et see on selline väike kommentaar, mille üle võime ka Kelliga pärast vaielda, aga me oleme seda ju, kui me esimene kord Kelliga kohtusime, siis ma ka kohe ütlesin, et ma ise arvan, et seal kõige väiksemate puhul, et see ei ole nagu asi, mida me tegelikult tahaksime ja mina kindlasti ei saa julgustada, et alla 5-aastastel eestikeelses lasteaias neid mänge kasutatakse. Küll aga edaspidi, kus on rohkem vajagi teha nagu sellist kooliks valmistumist ja eelkõige ka siis arvesse võttes seda, mida enne ütlesin, et sinna juurde võiks siis käia ka see selgitus selle kohta, et mis need nutiseadmed on, mis on nutiseadmete ohud. Ja mina olen pikalt mõelnud, et just kuidas neid asju lastele selgitada, sest see on väga keeruline teema ja kes tahab, siis ma olen sellest raamatuid kirjutanud ja ettekandeid pidanud, on ju. Aga kuidas sa selgitad lastele?
ja võib-olla ma ütlen sellist paar asja, mis inimesed, noh, ma võin pärast need asjad ka kirjalikult saata, et ei pea otseselt üles kirjutama, aga need põhiprintsiibid, mis ma alati nagu üritan lastele selgitada, on järgmised. Et esimene asi on see, et lapsed saaksid aru, et kõik, mis mulle meeldib, ei ole hea minu jaoks, eks. Noh, ja siin see on see probleem natukene, et nagu seda ongi nagu nii 4-aastasele kui ka 5-aastasele natukene raske selgitada, et ja natukene hiljem on seda raskem, on lihtsam selgitada, et nad saavad siis aru, et noh, et kui sa sööd liiga palju maasikaid, siis võib halb hakata, ja kui sa sööd liiga palju kommi, siis see on sinu jaoks halb ja samamoodi, ehkki see nutiseadmes oleks, tundub väga mõnus, see ei ole tegelikult hea ajule, eks. No ja siis suurematele lastele ma nagu selgitan pikemalt, et miks ta ei ole hea, aga siin ongi, kui me räägime 4-5-aastastega, siis see on natukene keerulisem või raske seda öelda, nii et ma pigem olen öelnud siis niimoodi, ja jällegi, noh, 4-aastane ei pruugi sellest hästi aru saada, aga see on noh, nii noortele kui võimalik saab öelda, et samamoodi nagu me hoiame loodust, me ei viska sinna maha pabereid, me ei jäta sinna maha prügi, samamoodi peame hoidma ka oma aju ja oma mõtlemist, et me ei taha sinna sisse ka panna prügi, eks. Ja et see jällegi midagi, mis on nii väikestele lastele raske selgitada, aga me põhimõtteliselt peame selgitama seda, et tegelikult suur osa sellest, mida ka lapsed ju iseseisvalt YouTube'ist näevad, on tegelikult prügi. Et Alba võrreldes sellega on palju kvaliteetsem sisu, sest YouTube'is, ütleme, paneme mingi programmi peale, lapsed hakkavad vaatama, aga siis kuna YouTube'is, isegi seal YouTube Kids'is on nii, et noh, ta paneb sulle järgmise video ja siis päris palju sisu on tänapäeval loodud ainsa eesmärgiga teenida raha ka lastele. Nii et need on tehisaru poolt loodud sisu, millel ei ole mingit hariduslikku tagapõhja, nagu siin Elina ja Kelly on rõhutanud, et Alpal on ju lihtsalt loodud selleks, et lapsed võimalikult pikalt vaataksid, sest mida pikemalt need lapsed vaatavad, seda rohkem need selle sisu loojad saavad raha, eks. Ja see on näide siis sellest prügist, sellest nutiseadmetes olevast prügist. Ja miks ma ütlen lastele, et no mõtleme nagu oma aju hoidmise peale nagu looduskaitse peale. Ja siis võib-olla üks asi, mida ma alati ütlen ja mida jälle kõigi asjade puhul lihtsam selgitada, nagu lapsed natuke vanemad, ongi see, et mida rohkem sa oled nutiseadmetes ja mängid midagi, seda rohkem sa kaotad oma võimeid teha tegelikult muid asju. Jah, et mingil tasemel on see väga lihtne ja ma siin hiljuti olin just 8. klassi ees, väga raske on 8. klassil esineda, võib-olla isegi raskem kui 4-aastastele. Sellepärast, et 8. klass, neid ei huvita mitte midagi ja kui sa lähed neile rääkima asju, mida nad ei taha kuulda, siis nad ei taha seda kuulda. Aga isegi nemad saavad aru, et noh, et kui sa 6 tundi päevas oled TikTokis, siis sa selle arvelt ka midagi kaotad, eks. Ja nüüd viimane asi, mis ma kindlasti või 2 asja, mis ma veel lastele ütleksin, on üks asi on see, et ja miks minu arvates on tähtis nagu alushariduses nagu seda nutiseadmete teemat käsitleda, on see, et me tahame lastele öelda juba lasteaias, et digivahend on töövahend. Sest see on see, mis kodus tihti jääb, et see on meelelahutus, see on lihtsalt nagu selline lõbustusvahend ja see on see lõks, kuhu paljud lapsed ju jäävadki ja võimalik, et mõned eluks ajaks, eks. Et see ongi elu lõpuni see asi, kus sa lihtsalt lahutad oma meelt. Aga on teine tee, mida ma olen oma raamatus rohkem lahti selgitanud, et me selgitamegi lapsele, et see nutiseade on nagu võimalus oma tegevust veelgi paremini teha. Näiteks hea näide on, et kui laps on hea joonistaja, ta saab ka digitaalselt joonistada, ta arendab oma oskust seal. Aga et me ütleme kõigile üldiselt, et digivahend on töövahend ja õpetame seda suhtumist lapsele. Ta saaks aru, et see ei ole nii, et
et alati peab sellega mängima ja et seal on ainult mängud, vaid et digivahend, et temaga saab teha ka asjalikke asju. Ja selles suhtes ma natukene võib-olla isegi nagu nüüd tahaksin seda võib-olla mõelda ka Alba puhul seda rõhuasetust, et kas me tahame öelda, et see on nagu mäng või me tahamegi öelda, et need on rohkem sellised ülesanded ja algusest peale rohkem rõhutada, et see on väga selline nagu asjalik tegevus, kus me üritame nagu aju arendada. Eks ma usun, et siin Alba omad ka tegelikult nõustuvad sellega. Aga see on nagu natukene selline rõhutus, sest niipea kui me ütleme, et mäng, siis jääb mulje, et aga tegelikult nutiseadmetes on mõistlik mängida ja siis ma võin ka teisi mänge mängida. Et raskem on aru saada sellest, et on mängul ja mängul vahe, kui sellest, et üks on mäng ja teine on tegelikult mingi hariduslik arendav tegevus, eks. Ja viimane asi, mis ma lastele ütleks, no võib-olla ei pea lastele ütlema, aga see on, mida peaks ise teadma ja mis haakub sellega, mis ma enne ka ütlesin, et miks ma siiski väga väikeste puhul nagu ei soovita neid ka hariduslikke mänge liiga palju mängida, on see, et päris mäng on ikkagi parem kui nutiseadmes mäng. Ja vahe on selles, et nutiseadmes, kui me vaatame näiteks neid Alba toredaid mänge, siis ta õpetab mingit väga kitsast spetsiifilist asja, mis on hea, aga et üldse laps saaks nagu neid kitsaid spetsiifilisi asju õppida, endale esiteks vaja õppida nagu üldiseid asju selle kohta, kuidas olla hea rühmakaaslane, mis asjad on lubatud teistega mängus, et ta õpiks maailma ja teiste inimeste kohta. See on nagu selline alus, mis on tarvislik selleks, et ta saaks siis pärast õppida mingeid kitsendatud asju. Ja eriti sellises päris mängus, kus ta peab teistega asju jagama, ta õpib nende olukordade kohta palju rohkem. Ta õpib selle keeruka maailma teiste inimeste kohta palju rohkem kui siis, kui ta on üksi seal ekraani taga. Aga jah, ma tean, et see olukord on ka õpetajate jaoks otse loomulikult keerukam, sest seal tuleb ka rohkem ette. Aga mida ma ütlen, on see, et sellest õpivad lapsed tegelikult rohkem ja meil on vaja, et lastel oleks nagu hea baas, et nad saaksid aru üksteisest ja maailmast, enne kui nad lähevad ekraanide taga. Ja see ongi see üks probleem, et isegi kui ekraanist tuleb hariduslik sisu, siis selle aja oleks ta võinud midagi muud õppida. Et ei ole mitte nii, et ta võidab ainult, vaid ta kaotab ka midagi, eks. Ja eriti on siis see just seal, mida väiksem laps on, seda rohkem on tal vaja õppida nagu nende muude ja üldiste asjade kohta. Ja võib-olla viimane asi, mida nüüd on lapsele raske selgitada, aga mis on nagu õpetajal, igal õpetajal vaja tähtis, ma arvan, teada, ongi see, et nagu tegelikult nagu ka ekraanis olemisel ja ekraanis olemisel on vahe, eks. Et me tahame, et see oleks nii, et me lasteaias juba arendame lapsi, kes suudavad ise kontrollida, mida nad teevad ja nad ise valivad, millal nad mingit tegevust näiteks ekraanis teevad, et nad võib-olla ise valivad näiteks, et nad tahavad ühe Alba mängu teha. Mitte aga nii, et see oleks nii-öelda ekraan neid juhiks, nagu on YouTube'i ja teiste selliste algoritmiliste programmide puhul, mis on loodud selleks, et last ja ka täiskasvanud kontrollida. Ühesõnaga, et on vahe, isegi kui laps on ekraanis, on vahe, mis seal toimub. Kas see ekraan ja see programm juhib teda või tema ise juhib seda, mis toimub. Ja otse loomulikult meie ülesanne alushariduses, aga ka üldiselt haridussüsteemis on arendada lapsi, kes ise suudavad otsuseid teha, kes ise suudavad oma käitumist kontrollida ja et seda teha, siis nad peavad neid asju ise õppima ja ekraan ei saa olla see viis, kuidas nad seda õpivad. Vastupidi, teadustöö näitab, et kui lapsed on rohkem ekraanis, siis nad suudavad halvemini oma emotsioone kontrollida. Ja kui nad suudavad halvemini emotsioone kontrollida, siis lapsevanemad annavad kiiremini talle ekraani kätte. Ja seetõttu ta oskab veel halvemini oma emotsioone kontrollida. Seega see,
kui lapsed vahel seal lasteaias ka vaidlevad, kaklevad, nutavad, see käib selle juurde, et laps areneb ja õpib selleks, et ta saaks paremaks inimeseks, kes suudab ennast kontrollida. Ja meil on tähtis roll selle arendamises. Ja kui meil on lapsed, kes lasteaiast tulevad ja kes oskavad ennast hästi kontrollida, siis nad saavad paremini hakkama ka nutiseadmetega. Eriti kui alushariduses oleme neile siis need teadmised andnud, oleme selgitanud, kuidas nutiseadmeid paremini kasutada, võib-olla kasutades mõnda seda printsiipi, mis ma nimetasin. Ja me oleme neile ka selgitanud siin võib-olla siis Alpa abil, et on nii-öelda mõistlikumaid ja vähem mõistlikumaid tegevusi. Ja me peaksime lapse õpetajatena ka kindlasti ütlema, et laps teaks, et kodus ta teinekord oskab öelda selle lapsevanemale, kui lapsevanem ütleb, et mine istu YouTube'is või mine vahi multikaid, et ta oskab öelda, et ei, ma tahaksin midagi muud teha, eks. Lasteaias on õnneks nii, et on ju lapsed tihtipeale on kella 5-ni, vahel võib-olla kella 6-ni lasteaias ja siis neil ongi tegelikult õnneks kodus vähe seda nutiseadme aega. Aga minu arvates me peame nende asjade üle lasteaias mõtlema, sest muidu on meil probleemid koolis ja edasises elus. Nii, ma vaatan, et aega on mul ümber, mul on ka veel mõned sellised vihjed või fail, mida ma jagaksin, mida saab jagada lapsevanematele, kus on mul paar rusikareeglit, et ära anna väiksele lapsele nutiseadet ja nii edasi, et kuidas lapsevanemale seda selgitada. Ma võib-olla jagan seda Kelliga, siis Kelly saab seda teile kõigile ka saata, et kui tahate, võite oma koolides kasutada. Ja loodan, et siit tuli paar mõtet, nagu nägite, kohati ma ju natukene justkui vaidlesin sellega, mis ka Kelly ütles, aga Kelly teab minu neid seisukohti, seega oli väga tore temast mind siia kutsuda ja nagu te kõik aru saate, siis lõppude lõpuks ongi nii, et me arutame neid asju, sest mõistlikud inimesed arutavadki asjade üle ja üritavad aru saada, mis on kõige parem lahendus selles olukorras, kus me praegu oleme ja loodan, et te saite minult ka mõne mõtte. Aitäh! Suur tänu sulle, Jaan. Ja ma usun, et ega siin võibki ka öelda, et ega tegelikult me oleme 2 täiskasvanud inimest ja tegelikult saame hästi läbi ja ei vaidle ja arutlemegi maailma asjade üle. Arutelu, see käib asja juurde ka. See ongi normaalne. See on nagu ajakirjandus, ikkagi kõigil on õigus kaasa rääkida. Ja ega tegelikult ei olegi siin vaielda ka midagi, sellepärast, et ega meie ka tunneme, et kõige toredam oleks see, kui lapsed saaksid mudamülkas mängida. Ja paraku maailm on selline, nagu on ja meie lihtsalt võtamegi seda ka võib-olla kui mõnes mõttes nagu rattasõitu. Et enne kui me lapsed saadame liiklusesse, siis tegelikult on ju täiskasvanuga vaadatakse üle, mis on ratas, kuidas sõita, mis on liiklusohutus. Et lihtsalt olekski see, et ega meie ei tea, mis hetkel lapsevanemad nad sinna liiklusesse kuhugile kesklinna lükkavad, et meie ei tea, et siis on hea võimalus lasteaias neid teemasid siis arutada. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et ega Alpa ongi ühtepidi lihtsalt hästi hea võimalus, kuhu ümber neid teemasid koondada. No nagu Elina rääkis, et kuidas profiile luua, mis sa peaksid endast jagama, mida sa ei peaks ja kui kaua sa peaksid seal olema. Et selle kõigega me ju tegelikult oleme kõik nõus. Et ma jälgisin ka, et kas need küsimused, mis ette saadeti, et kas enam-vähem said kaetud ja pean ütlema, et enam-vähem said kaetud, aga võib-olla sa, Jaan, tahaksid täpsustada siia, et mis sina arvad, et kui palju aega päevas lasteaialaps võiks olla nutiseadmes, et kui ta juba näiteks on, et siis kuidas see vanuseti võiks enam-vähem jaguneda, et mis see aeg võiks olla? Nojah, et tegelikult WHO soovitus on, et alla 5-aastastele peaks olema alla 1 tunni. Ja siin ongi see probleem natukene, et kui me tunneme või tegelikult õpetajana teame, et paljud lapsed kodus ka veel õhtul vaatavadki multikat või midagi, siis tegelikult see peakski tähendama, et nagu me ei tohikski teha nagu lisa neid ekraaniaegasid, eks, ja ma seda juba arutasin natukene
ja siis vot ma küsisin ka enne natukene, et kui palju te üldse soovitate nagu näiteks ka lasteaias seda, kui pikalt seda alpamängusid teha, sest isegi kui me räägime 5-6-aastastest, siis otse loomulikult see aeg on nii, et mida väiksem, seda parem, eks. Ja Elina, ma korraks pidin ära minema, kuna lastel oli mure, et kas Elina kommenteerisid, kui pikalt tavaliselt lapsed lasteaias nagu teevad seda mängu, et mis on see hea aeg või mis on see tavaline kasutusaeg seal, kas sa oskad öelda? Elina seda konkreetselt ei öelnud, aga tegelikult ega meie mängud ongi need, mis on ekraanipõhine osa. See on seal 5-7 minutit tavaliselt, et siis on juba ekraaniväline tegevus. See on siis ühe mängu pikkus ja siis saab valida, et kas võetakse mitu erinevat mängu ette või mitte, või kas siis korratakse seda sama teemat. Jah, aga jah, et see üldine rusikareegel on ikka, et mida vähem, seda parem ja te peate nüüd ka isegi neid häid alpamänge mängides, näiteks 5-6-aastastega peate vaatama, et tõesti, et sel hetkel, kui te näete, et laps tegelikult see pilk läheb nagu selliseks töntsimaks, ta justkui vajutab niisama asju, et sel hetkel tuleb mäng lõpetada, sel hetkel ta ei tee enam ise kaasa, vaid nii-öelda selline zombisüsteem tema sees teeb. Ja Elina vist ka ütles seda, et kui lapsed hakkavad väga nihelema ja muid asju üritama teha, et siis tuleb mäng lõpetada. Et seal ei olegi sellist kindlasti aega nüüd ei saagi olla, nii et nüüd mängime näiteks on ju pool tundi alpamänge, sest mõnikord see lihtsalt ei tööta. Ja võib-olla siia see lisasoovitus ongi, et kuna ma seda ütlesin ka, et ikkagi päris mäng on parem kui alpamäng, isegi kelliga alpamängud on üsna head, eks. Siis kui ikkagi lapsed, nad mängivad kõik väga hästi praegu ja vaatate, et on see kellaaeg, kus nagu mõtlesite, et teete seda ekraani asja, siis kui lapsed mängivad hästi, siis minu kodus väga lihtne reegel on. Kui lapsed mängivad hästi, siis mina hoian eemale. Ja ma naudin seda, sest see nii-öelda laste see päris mäng, kus nad mõtlevad välja asju ja see on nagu kõige kasulikum ajule. No me võiksime kohe pikalt vestelda ja me võiksime kohe teha eraldi sellise webinari sellest, kus meie lihtsalt arutleme nendel teemadel, aga ma ei taha sind pikalt kinni pidada. Mulle tundub, et kõik küsimused, mis olid konkreetselt sulle suunatud, on meil läbi käidud. Nii et ma väga tänan sind. Kui sa soovid jääda teisi küsimusi kuulama, oled väga oodatud. Kui on muud tegemised ootamas, siis täname sind. Suur tänu, Jaan. Aitäh teile ja kõike head ja õpetajatele ütleksin veel võib-olla seda, et ärge kunagi unustage, et ühiskonnas räägitakse palju suunamudijatest, aga teie olete ajumudijad. Teie olete need, kes tegelikult tähtsad on, eks? Aitäh teile. Nii, aitäh sulle, Jaan. Paar praktilist asja veel meie poolt. Me oleme lubanud saata välja tunnistused kõigile, kes märkisid registreerudes, et need soovite tunnistusi. Ma vaatan lihtsalt põgusalt korraks üle ka, kas meil on küsimusi, mis on täiesti vastamata, aga seniks ma lihtsalt korraks, kuna Elina seda teemat puudutas, siis ma näitan ühe asja meie kodulehel veel lisaks ära teile. Elina ütles ka, et väga hea on, nagu tal oli, et vihikusse teha märkmeid, mis mänge te soovite proovida, siis siin meie kodulehel lisamaterjalide all on lisaks ka mängude loetelu koos õpiväljunditega. Te saate printida endale kas või välja, te näete siin, mis on õpiväljundid ja te saate teha märkmed juurde. No see on selline pikk dokument ja saate siia ise endale märkmeid teha vastavalt siis sellele, mis teemat te katta soovite. Lisaks Elina mainis siin teadustöid, mis on ALPA kohta tehtud. Need on samuti siin leitavad. Igal aastal umbes 2 magistritööd vähemalt kirjutatakse siis ALPA kohta ja lisaks mina ise teen doktorantuuris siis uuringut just grammatika omandamise teemal, ehk siis eriti eesti keel teise keelena. Nii, ja lisaks veel on siin prinditavad töölehed, mida saate nii äpist leida kui siis siit samast. Ja kuna
meil on juba Halloween tulemas, siis näete, on meil siin ka Halloweeni tegevusi, mida te saate välja printida. Just, et kui Jaan ka rõhutas seda, et see ekraani taga veedetud aeg ei oleks niivõrd pikk, siis on kohe väga toredaid tegevusi, mida te saate lõimida nende samade Alpa mängudega ja minna üle teistele tegevustele, et see üleminek oleks sujuv, kas siis loodusesse, kas siis prinditavatele töölehtedele või muudele tegevustele, et leiate siit sellist materjali ka. Nüüd, kui me vaatame küsimusi üle, siis ma ainult vaatan nüüd mõned asjad. HEV-teemad, seda nii palju puudutasime, et saab minna siis rakenduses ja valida aeglustatud kõne HEV-lastele. Sisu poolest siis saate diferentseerida, võtta veidi lihtsamad, sõltub siis, et hariduslik erivajadus võib olla ka see, et tegelikult on just vaja keerukamat sisu või on lihtsamat. Alpaga on väga hea diferentseerida. Kommunikaatori kohta on küsitud, Alpat kasutatakse ka füsioteraapias, kui on näiteks rasked, väga keerulised juhtumid, kus näiteks lastel on füüsiline erivajadus, siis Alpa mängus on selliseid lohistamiskohti. Füsioterapeudid näiteks kasutavad Alpat füsioteraapias ka, et peenmotoorikat arendada. Lisaks on meil näiteid lastest, kellel täielikult füüsiline liikumine puudub, siis veebiversiooni on võimalik kasutada ka silmalugeriga. Et meil on selliseid näiteid tegelikult Eestis üsnagi mitu, kus on lapsed, kes siis kasutavad silmalugeriga Alpa mänge. Et kui on konkreetsemaid küsimusi, võite eraldi kirjutada ja me oleme kindlasti abiks. Aga see on teema, mida me just mõtleme, et võib-olla HEV-laste arengu osas teeme täiesti eraldi webinari, siis selle valdkonna spetsialiste kaasates. Logopeediliste probleemide kohta ka küsiti, et kuidas Alpa Kidsi kasutada, siis natukene see läheb ka selle sama teema alla. Aga leiavad logopeedid siis ka sealt väga toredaid ülesandeid, mida kasutada ja ka logopeedid, et kõik tugispetsialistid samamoodi saavad teie asutuses siis Alpat tasuta kasutada. Nii, küsiti lehel orienteerumise kohta, seda me katsime, praktilisi mängulisi võtteid, ideid. Loodan, et saite siit. Nii, siis erinevate vanuserühmade kohta sooviti mängude näiteid. Loodan, et seda te samuti saite. Internetiühendus ei ole oluline, seda küsiti ka chatis, ei pea kasutama internetti ainult allalaadimiseks, aga äppi saab kasutada täiesti ka ruumides, kus üldse ei ole Wi-Fit ega internetti. Siis keegi tõi välja, et vahel programm on kokku jooksnud. Tõepoolest, iga äpiga võib juhtuda, kui on veebiversiooniga selline olukord, siis kindlasti soovitame, eriti kui on vanemad seadmed, aknaid kinni panna, et endal ka kipub olema nii, et vahel aknaid on lihtsalt väga-väga palju lahti ja tegelikult, kui aknad on lahti, siis see võtab väga palju arvutilt mahtu. Et see on üks soovitus ja kindlasti siis rakendust uuendada, nagu ikka kõikide rakenduste puhul. Ja kui on ikkagi suur häda, siis alati võib meile helistada. Kas Alpa mänge arendatakse ja täiendatakse edasi? Jah, Alpa meeskond arendab ja täiendab Alpa keskkonda järjepidevalt. Kui teil on ideid, näete midagi, mida tahaksite sinna juurde, et arendataks, siis see on pidevas muutumises rakendus, kõik ideed on alati oodatud ja järgemööda me muudkui loome sinna sisu juurde. Ja tõesti, igasugune tagasiside on alati väga-väga teretulnud. Siis küsiti ka seda, et soovitaks lastevanematele palju rohkem Alpa mänge, aga kas võiks natukene rohkem olla seal tasuta mänge. Selle kohta lihtsalt ei olegi muud öelda, kui et kuna Alpa arenduse eest maksame meie ise, siis samas on meil ka oluline, et meil oleks maksvad kliendid ja me tegelikult kõik tahame, et Alpa Kids oleks jätkusuutlik, et me muudkui saaksime edasi arendada ja selle võrra me saame teha haridusasutustes palju soodsamalt Alpa kättesaadavaks, et
ei ole meil nagu sellist tuge, et see oleks kuidagi riiklik tellimus, nii et peame selles osas hakkama saama, aga teil on Haridusameti poolt selline tore võimalus kasutada tasuta. Nii, vaatan veel kiirelt üle, enne kui me loosi ära teeme, mis küsimused meil veel siin on. Samal ajal küsin kolleeg Maarjalt, kas meil on kõik küsimuste esitajad lisatud tabelisse? Maarja vaatab. Nii, viimast Maarja lisab. Viimasele vastan ka võõrkeele õppimisele suunatud mänge. Isegi eestikeelset tegelikult kasutatakse ka eesti keel siis võõrkeelena õppimiseks. Ongi siis nii vene emakeelega kui väga-väga palju ka ukraina emakeelega laste poolt. Ja võite valida nende keelte seast, mis meil on. Meil on taani, rootsi, läti, leedu, poola, ukraina, 7 keelt, mida räägitakse Indias, mis võib-olla ei ole Eesti kultuuris, võib-olla nii relevantsed võõrkeeled, aga ingliskeelne rakendus on kättesaadav eelmisest nädalast alates App Store'is ehk siis Apple'i seadmetel ja kohe-kohe tuleb välja ka Androidi seadmetel, nii et tuttavas keskkonnas saab briti inglise keelt õppida ka. Mina küsiks ka. Jaa, aga palun. Meil tekkis selline küsimus, et kui mitu kasutajat saab panna, et kas ma saan igale rühmalapsele teha oma kasutaja seal albas? Ja, võite teha. Et seal on kohe niimoodi, et saab 24 tükki neid teha. Ja, saate küll. Pead ise vaatama ka, et kuidas teil endal mugav on seal neid niimoodi, siis peab rullima neid ekraani pealt edasi, aga saate teha. Nii, kas keegi soovib veel midagi kohe siin otse küsida? Mina sooviks, kui tohib. Seal saab mingisugused võistlusi ka teha, kui need on kasutajad tehtud lastele, siis nad samal ajal mängivad erinevate seadmes ja saab kuidagi... No sisse ehitatud sinna sellist võistlust ei ole. Lihtsalt ka sellepärast, et me oleme teaduskoostöös Alpa arendanud ja siis on meile loetud sõnad peale, et nii noori lapsi ei tohiks panna omavahel võistlema. Küll aga saab võistelda iseendaga, et saab purustada seda aega, kui kiiresti siis mõni ülesanne lahendati. Aga see ei välista mitte kuidagi seda, et teie saate seda võistlusmomenti tekitada. Et meil on seal päris mitu mängu, kus siis saabki teha nii, et kiiremad arvajad näiteks siis gruppides saavad siis võistelda omavahel, aga rakenduses endas ei ole ja seda ka natukene turvakaalutlustel, et neid omavahel kokku rakenduses viia, kuna meil on nii noored lapsed, siis seal on natukene selline turvalisuse küsimus, et me ei viiks neid kokku siis võõrastega. Selge, aitäh! No näiteks pusle lahendamine aja peale, et selliseid toredaid variante on küll, et saate niimoodi võistelda ja sõltub siis ka, et kui vanad lapsed, et seal on ka sellist sõnade äravarvamise nagu salasõnamängu, et saab ka samamoodi aja peale teha väga toredasti grupis ka. Nii, siis vaatame, kas on mõni küsimus, Maarja, millele Nii, Maarja usinasti on minu kõrval vastanud järjest küsimustele. Küsin veel, kas on keegi, kes praegu veel tahaks midagi kohe siin samas küsida? Nii, tuli alla. Aha. Nii, aga siis on selge, iga hetk võite meile alati kirjutada ja meie teeme nüüd loosi ära ja vaatame. Nii, Maarja, kuidas me teeme? Sa oled kõik küsijad saanud endale nimekirja. Nii, 30. Ja kuidas me loosi teeme? Ja loosi sees oleme arvestanud ka neid, kes saatsid küsimused ette. Nii. Mina ütlen numbri 1-30, siis ma teen väga lihtsasti, ma ütlen 15. Ja Maarja liidab 5 juurde. Nii. Kadri Karm. Nii, meie võitja on Kadri Karm. Kadri võiks võib-olla meile, kui Kadri on siin, siis... sul on olemas siin. Nii, Kadri on juba saanud teate kätte.
Nii, Kadrile läheb siis meie rahatarkuse lauamäng, mis kahjuks on meil e-poest täiesti otsas ja välja müüdud, aga väga eksklusiivne mäng läheb siis Kadrile teele ja meie küsime Kadri käest, kuhu me selle mängu saadame. Aga kõiki teid me väga-väga täname, me oleme täpselt ajas. Salvestuse saadame teile ka meili peale lingiga ja kõik küsimused on teretulnud ja kui jääte hätta enda koodi registreerimisega, siis andke aga teada, mida usinamalt kasutame, siis seda suurem tõenäosus on, et jätkatakse seda võimalust ka järgmistel aastatel. Et suur-suur tänu teile, et kuulasite, teid oli uskumatult palju ja aitäh teile ja kõike head ja nagu Jaan ütles, teie olete tõelised ajumudijad, nii et soovime teile head mudimist edaspidiseks. Nägemist!